Tere, mina olen Melissa-Mariel Korjus ja mina olen Roger Andre. Ja täna me tutvustame teile Eesti muusikaettevõtluse auhindade nominente. Ma hakkasin manager'iks suht hiljuti. Ma võiks öelda, et 2018 ma panin selle ametliku templi sinna külge. Siis kui me hakkasime Nubluga tööle. Aga see juhtus täiesti, ma ütleks, et kogemata, aga ma ei planeerinud seda ette. Ja siis oligi moment, kui meil oli üks suvine üritus, Beach Grind, ja Nublu oli sinna broneeritud esinema. Ta oli selline kõige väiksemalt seal kuskil plakati peal, üldsegi mitte nagu, ei arvanud keegi nagu midagi sellest õigupoolest. Ja ürituse päeval kõik ainult rääkisid Nublust. Meil oli nagu välisartist broneeritud. Mitte midagi. Nublu. Okei, huvitav. Läksin õhtul, vaatasin üle, energia oli nagu, võiks noaga läbi lõigata sellest energiast. Ja tuleb poiss peale, tal oli võib-olla 5 lugu selleks ajaks ja lihtsalt lööb kõik pahviks. Kõik teavad sõnu nagu mingi täiesti nagu meie kogu nagu tiim, kes on nagu näinud asju ja võib-olla natuke keerulisem üllatada, kõik olid nagu karp lahti. Paar aastat tagasi sai rahulikult öelda, et aga mina ju ei ole manager, ma ei tea. Aga kuidagi olles valdkonnas olnud mingid aastad tegev erinevates rollides, siis manageri roll oli mulle juba silma jäänud. Ja siis jõudiski elus selline hetk kätte, et mõtlesin, et nii, nüüd oleks aeg mingit oma asja ajama hakata. Ja siis samal ajal, kui ma neid mõtteid vaikselt sättisin, siis tuli Erki Pärnoja minu juurde ja pakkus, et me võiksime koostööd hakata tegema. Ja mis oli selle juures hästi tore oli see, et ma ise olin mõelnud, et Erki manager ma võiksin küll olla. See vist võis olla 2016 aastal ja tegelikult ma ise ei otsustanud suurt midagi. Pigem oli Martin Laksbergi sükene ajusünnitis Lexol Dance Machine, kes pöördus mu poole ja arvas, et ma võiks manageriks saada. Olin Lexoliga kunagi Inteka teinud ja sükseid võib-olla asjalikke küsimusi ka küsinud, et siis kui neil läks päriselt asjaks ja olid valmis oma materjaliga lagedale tulema, et siis Joonas ühel kultuuriklubi Kelm kontserdil võttis mul kuidagi nööbist kinni ja ütles, et kuule, et Tallinn Music Week tuleb, et äkki hakkad manageriks. Ja see oli 2 päeva ennem Tallinn Music Weeki. Kui oluline on ühel artistil omada manageri? Ei ole. Ma arvan, et ei ole oluline, et selles mõttes, kui artist ise on hästi tubli ja aktiivne ja hea nagu tegija, et siis tegelikult ta võib täiesti rahulikult ise hakkama saada ja hallata kõik oma siis, ma ei tea, ettevõtte ja brändi ja strateegia teemad ära, aga võib-olla see nõuabki nagu sellist mingit spetsiifilist huvi. See oleneb nagu sellest, et mida nagu teha vaja on või mis mingi artisti nagu eesmärk on. Kui me võtame Eesti kontekstis näiteks, siis ma ütleks, et kui sa oled ainult Eesti turule suunatud bänd, siis võib-olla sul üks bändi mingi ninamees ajab enamus asjad ära ja see on täiesti okei. Aga ütleme, kui sa oled võib-olla üksik, võib-olla mingi DJ või produtsent on ju ja sul on ütleme loomingu asemel hakkavad mingid muud nagu huvid tekkima, mitte muud huvid, aga inimestel hakkab huvi sinu vastu tekkima ja sa ei jõua seda nagu informatsiooni ära hallata, siis on võib-olla hea hetk võtta endale kõrvale mingi assistent või manageri tüüpi isik. Sellistes hetkedes, kus selle väärtusega, mis artist loob, oleks vaja hakata teenima tulu ja ütleme, panna sellesse mingisugune rahaline mõõde ja proovida seda sükest intellektuaalset omandit müüa. Need on kõik mõisted, millega tegelikult artist ei taha kokku puutuda. Ja managerina sa võtad selle hoiaku, paned selle ettevõtja mütsi pähe ja tegelikult võtad bändi lisaks sellele toredale loominguprotsessile ka nagu ettevõttena. Aga mis sulle endale selle töö juures nagu kõige rohkem meeldib? Mulle meeldib see, et ma ärkan hommikul üles ja siis mul on nagu yes, ma saan sellega tegeleda. Nagu mul on mingi uus challenge, mis on nagu ma armastan oma tööd nagu 100% ja ma olen nagu excited kogu aeg, et ma vahepeal unustan ära, ma panen mingi 8 õhtul niimoodi, et okei, peaks vist koju minema. Et
et mul lihtsalt see on nagu see mingi energia, mis ma sealt tagasi saan, on see minu driver. Mis on need imelised hetked, ongi see, et need artistid ja need inimesed, kellega sa koostööd teed, nad on niivõrd inspireerivad ja nad loovad imelisi asju, et see tegelikult on tohutult inspireeriv, et teised inimesed, kellega sa koostööd teed, et nemad juba nagu oma tegevustega annavad sulle energiat ja siis seal kogu aeg toimub selline mõnus nagu energiavahetus. Ma väga naudin sellist, ütleme, tähendusrikkaid inimsuhteid, mis viivad ägedate asjadeni. Et ütleme, mulle samamoodi meeldib selline võimaldaja roll, et ütleme, managerina sa pingutad selle nimel, et artist saaks nagu kõige rohkem just keskenduda loomingule ja esinemisele. Et kui mul õnnestub mingisugune selline kontsert korraldada või selline kontsert kuskil sebida, kus artist saab ennast nagu siis kõige rohkem teostada, et see on alati hea tunne näha, kuidas see mõjub artistile, kuidas see mõjub publikule, võib-olla see toob kuidagi ka inimesi kokku, et kõik, et need põhjuste ring on tegelikult nii suur. No kuidas see üldse nagu, kuidas nagu tänapäeval üldse, kuidas hakkad manageriks? Kus sa saad nagu mingisugust nõu või õpid midagi selle kohta? Tegelikult nüüd sellel aastal siis teist aastat toimub näiteks Otsa koolis muusikaettevõtluse eriala õppekava. See on selline jätkuõpe ja seal käsitletakse erinevaid teemasid, aga see on näiteks Eestis üks selline võimalus, kuidas juhul, kui näiteks management on selline asi, mis kõnetab, et siis sealt kindlasti mingisuguse põhja saaks alla. Aga ma arvan et meie muusikatööstus on tegelikult ju üsna nooruke ja siis ikkagi me paljus oleme selline DIY põhine ehk et inimesed õpivad töö käigus. Sa võid lihtsalt hakata pihta otsast ja teha vigu nii, kuidas lähed, et sa nagu saad kiiresti aru asjadest niimoodi, et lihtsalt leiutad as you go along seda teed ja neid metodeid ja lahendad probleeme siis, kui need esile kerkivad. Teine variant on minnagi võib-olla siis kooli, õppida rohkem alguses teooriat, et selline tugeva vundamendi ladumine kindlasti tuleb kasuks, kui siis sinna olukorda päriselt välja jõuad. Mina käin kontserditel, hakka vaatama nagu, kõlarid, lava, mingid lavatöötajad, mingid inimesed on ju. Uuri natukene, kuidas muusikat välja antakse, kuidas artistid stuudios nagu töötavad, on ju. Proovi nagu sellist nagu seda keelt ja seda elu nagu tundma õppida. Ja siis võib-olla leia enda tutvusringkonnast või lihtsalt kus iganes internetist mingi artist, kelle muusika sulle meeldib, kellel ei ole manageri ja siis hakka teda nagu lihtsalt abistama, et pange mingid nagu plaanid paika, mida te teha tahate, alustage väga lihtsalt, ma arvan, et nüüd ma aitan sul mingi esinemise korraldada või nüüd ma aitan sul selle loo välja panna või ma aitan sul muusikavideo teha või photoshooti teha. Alusta nagu ühest asjast. Saad selle inertsi nagu käima? Sa saad, lihtsalt, aga sa pead nagu tegema seda, et sa võid nagu teooriat internetis tugeda, mida ma soovitan ka teha, sest seda on nagu piisavalt. Aga reaalselt tehes saad sa aru sellest.